Tšau ja tere tulemast selle nädala videosse. Nagu sa juba pealkirjast võib-olla järeldada võid, siis selle nädala video ei ole vlog, vaid see on väike siuke sit-down video, kus ma siis räägingi sellest, kuidas Ateenas või Ateenasse kolida Kreekas. Ma olen seda videot plaaninud teha nüüd päris mitu kuud tegelikult juba, aga see põhimõtteliselt seisis selle taga, et ma ise eelnevalt ära koliksin. Ja nüüd, kus ma olen enamus asjaajamisi ära ajanud ja kõik on nagu olles korda jooksnud, siis ma tundsin, et on nüüd õige aeg see video teha. Et võib-olla kes ka selle protsessi ees on või kes tahab selle teekonna ette võtta, võib-olla saab siit enda jaoks midagi välja noppida. Kõik kindlasti kõiki ei kõneta ja kõik ei ole kõigi jaoks relevantne, aga kui sa tunned, et midagi siit kasulikku sa enda jaoks välja noppida saad, siis ma tunnen, et midagi ma olen hästi teinud. Tegelikult on niimoodi, et ma filmisin selle video juba korra ära. Aga siis ma sain aru, et A, mu telefoni aku oli vahepeal tühjaks saanud ja B, ma lülitasin kogemata mikrofoni välja. Siin on väike on-off nupp ja ma kogemata olin läinud sõrmega vastu ja lülitanud mikrofoni välja. Nii et siin ma olen nüüd 1,5 nädalat, 2 nädalat hiljem uuesti seda videot filmimas. Mul on siin mu arvuti sellel põhjusel, et see video, mu jutt liiga laiali ei valguks ja see video jääks mõistlikkuse piiridesse, sest et nagu võib-olla mõned teist on aru saanud, siis jäppida mulle meeldib ja rääkida mulle meeldib. Nii et ma katsun siin nüüd natukene hoida seda videot struktureerituna ja selliselt, et ta ei valgu väga laiali, nii et sellepärast mul see arvuti siin on. Aga alustame videoga ja ma jaotasin selle video niimoodi roughly siis 3 kategooriasse. Esimene kategooria on paberimajandus, bürokraatia. Teine kategooria on mida jälgida ja mille järgi korterit valida. Ja 3. kategooria, millest me keegi ei saa mitte kunagi üle ega ümber, on raha, mis summadega arvestada. Nii et hakkame pihta, kuskilt hakkame pihta ja alustame esimesest kategooriast, milleks on paberimajandus. Mida sul on siis vaja dokumentatsioonist, et ma räägin siis ainult Ateena pealinna kontekstist iseenda ja oma sõprade kogemuse põhjal, et kindlasti kui sa kolid mujale Kreekas või sa ostad näiteks korteri, siis protseduurid on slightly erinevad ja kõik päris nii ei pruugi olla, aga mina siis räägin korteri rentimisest Ateenas. Nii, kõigepealt sul on vaja 3 elementaarset asja. Selleks on telefoninumber, pangakonto number ja tax number. Tax number on siis selline, see ei tee sind Kreeka maksukohuslaseks. See ei ole ka päris nagu isikukood, aga see on number, ilma milleta sa mitte midagi siin ei saa. Sa ei saa rentida korterit, sa ei saa ühtegi lepingut enda nimele, isegi Wi-Fit ei saa mitte midagi. Tax number on kõige A ja O. Ehk siis need 3 asja peavad sul alustades olema olemas. Telefoninumber, pangakonto number ja tax number. Nendest kõige olulisem vaieldamatult on tax number. Teine asi, mida siin võib-olla jälgida, mis on natukene teistmoodi kui meie Eestis oleme harjunud, on see, et sa pead enda nimele võtma kõik lepingud. Üldiselt, kui sa Tallinnas või Eestis korterit rendid, siis sa ei võta enda nimele elektri, vee, gaasi, ma ei tea, mis iganes teenused sul korteris on, sa ei võta neid enda nimele. Need lepingud jäävad korteri omaniku nimele üldiselt. Siin tava on see, et üüriline võtab ikkagi need lepingud enda nimele. Selleks, et sa saaksid need lepingud enda nimele võtta, sul on siis vaja
tax number'it ja sul on vaja korterisse sissekirjutust. Selleks, et sa selle sissekirjutuse korterisse saaksid, sul on vaja, et korterileping registreeritakse sellises süsteemis nagu Taxisnet. Taxisnet on kõikide süsteemide A ja O siin, ehk et kui su leping on ainult paberkandjal, siis see ei koti mitte kedagi, sellest on jumala suva erinevatel ametnikel, erinevatel institutsioonidel, ma ei tea, kes pakuvad elektrit, kes vett, wifit, mida iganes. Paberkandjal leping võib sinu meelerauks sulle olla, aga ametlikult see ei loe absoluutselt mitte midagi. Ehk siis, kui su leping, korteri rendileping on kantud Taxisnetti, siis sinna sa saad sealt alla laadida sellise väikse PDF-i ja see on siis vajalik dokument sinu tax number'i kõrval, millega sa saad asju hakata enda nimele võtma. Üldiselt Kreekas on tava, et korterilepingud on tähtajalised. Kui Eestis on minule jäänud mulje, et pigem on tava, et leping on tähtajatud, võib-olla tehakse nagu aastane leping, mida siis sobivuse korral pikendatakse nii-öelda tähtajatult, siis siin on tava, et korterilepingud on alati tähtajalised. Riiklik tava on pikaajalise rendi puhul, kui me jätame välja siis, eks ju, Airbnb ja muud lühiajalised rendid, 3 aastat. Sinuga tehakse üldiselt 3-aastane rendileping. 3-aastane rendileping on selles mõttes hea, et see kaitseb sind selle eest, et omanik ei tohi selle 3 aasta jooksul sul renti tõsta. Sinu rent jääb sellele samale summale, millega sina selle korterilepingu sõlmisid. Ehk siis, kui sinu rent on näiteks 650 eurot, siis 3 aastat on sinu korteri rent 650 eurot. Seda keegi tõsta ei saa. Omanik võib selle aja jooksul korteri maha müüa, aga kõik, mis sinu jaoks on vaja teada, on lihtsalt uut nime ja pangakontot, kellele renti kanda. Sinu jaoks mitte midagi muud tehniliselt ei muutu sellest, kui korteriomanik selle korteri maha müüb. Keegi sind selle 3 aasta jooksul välja tõsta ei saa. Sinu jaoks rendi hind muutuda ei saa. Sinu jaoks mitte midagi põhimõtteliselt 3 aasta jooksul muutuda ei saa, kui sul on ametlik rendileping. See 3 aastat kaitseb siis mõlemat poolt. Oleneb sellest, kuidas on sinu rendilepingu tingimused. Sa võid selle lepingu 3 aasta jooksul etteteatamisega ise ära lõpetada, aga osades lepingutes on kirjas, et sa pead näiteks leidma ise siis uue üürilise või mis iganes klauslid võivad tegelikult seal sees olla, et see 3-aastane rendileping tegelikult nagu minu kogemust ja arusaama mööda kaitseb rohkem üürile võtjat kui üürile andjat. Et mis on nagu siis rentiva inimese perspektiivist nagu väga tore, et riik hoiab neid inimesi, kes korterit rendivad ja ei ole nii, et rendid aasta aega ära ja siis öeldakse sulle, et kuuled, et sinu 650 eurosest rendist saab nüüd homme, ma ei tea, 1650. Et päris nii ei ole. Sellega sai siis tegelikult peatükk paberimajandus läbi. Seda peatüki paberimajandus on võimalik, seda teema aretust on võimalik veel nagu oi, kui pikalt edasi teha, sest et see protsess neid dokumente saada, tax number'it saada, neid elektri, vee lepinguid enda nimele saada, see on protsess omaette. Aga nagu Kreekas öeldakse, siga ehk siis slowly ja täpselt nii tulebki siin kõike võtta, et kõik ei juhtu üleöö, isegi kui sul nagu ametlik procedure on see, et sa helistad sinna TEI ehk siis näiteks elektrit pakkuvasse firmasse, et see leping enda nimele võtta, siis reaalsus on see, et kui sa kreeka keelt ei räägi ja sa oled välismaalane, siis sa ikkagi lõpetad nende kontorisse minnes ja seal siis sellega tegeledes. Et see ei ole võib-olla välismaalasena päris nii lihtne, nagu ta kohalikul on. Muidugi, kui sa räägid kreeka keelt või sa kolid kokku näiteks partneriga, kes on kreeklane, siis protsessid kindlasti on palju lihtsamad. Punkt number 2. Mida jälgida korteri valimisel, mille järgi seda valida? Ja selle peatüki ma olen jaotunud 2 ossa. Üks on siis see,
väline, mille järgi mõelda, et kuhu võiks kolida Ateenas siis nii-öelda piirkonnad ja teine on siis kriteeriumid, mille järgi tasub korterit vaadata, mida jälgida, mida mitte. Piirkonnad. Ateena on super diverse. Ateena on meeletult erinäoline, eritahuline. Siin on väga palju erinevaid piirkondi. Ehk siis sul peab olema ikkagi siuke rough idea olemas sellest, mida sa otsid, mida sa tahad. Kas sa tahad elada turistide keskel, kas sa tahad elada melu keskel, täitsa kesklinnas, kas sa tahad rohelust, merd, parke, sest et kahjuks või õnneks on niimoodi, et Ateenasse kõike ei saa ühe korraga. Et sa ei saa väga rohelust ja parke, kui sul on meri, sa ei saa kesklinna ja merd, sa ei saa, ühesõnaga, sa pead langetama mingi valiku, mida sa enda jaoks siis kolimise kontekstis olulisemaks pead. On see meri, on see kõikide asjade käe-jala juures olemine, kogu aeg kesklinnas olemine, hea ühistransport, metroo, meri, pargid, mis iganes sinu jaoks oluline on. Et see tuleb sul eelnevalt välja mõelda ja sellest lähtuvalt siis hakata piirkondi valima. Roughly niimoodi piirkondadest siis nii palju, et Ateenas on 3 sellist bouge'it või sellist nagu uhkemat, kallimat piirkonda. Noh, neid on veel, aga lihtsalt võib-olla 3 nagu piirkonna jaotusega siis. Et lõunas Klifada Vula on väga siuke bouge'i piirkond mere ääres siis. Kesklinnas Kolonaki ja Põhja-Ateenas Kifisia. Need on kõik 3 sellised piirkonnad, kus on, oleneb taaskord, mida sa tahad. Aga kui me räägime vähemalt ühe magamistoaga renoveeritud korterist, siis nendes 3 piirkonnas seda leida on praktiliselt võimatu, ütleme, alla 1400 euro. Aga üldiselt piirkondadest siis nii palju, et on nagu laias laastus jaotaks piirkonnad selliselt, et kas sa tahad mere äärde, kas sa tahad palju rohelust, hästi hoolitsetud piirkondi, parke ja puhtust või sa tahad, et kõik oleks käe-jala juures ja rohkem selline residential. Kui sa eelistad, kui sul on ka näiteks koer või koerad ja sa tahad, et sa oleksid väga hea koerte pargi läheduses, et üldiselt sa ei astuks tänavale ja sul ei oleks mingit siginat-saginat, vaid oleks pigem selline vaiksem piirkond, siis ma soovitaks kas vaadata korterit mere äärde, Vula, Klifada, Vuliakmeni, võib-olla ka Eliniko, võib-olla ka Argiropoli või siis üldse juba natukene eemal Vaari Varkiisa või siis ka Piraeus, aga see võib olla ka väga pisi teisalt. Kui sa tahad, need on siis sellised mereäärsed piirkonnad. Kui sa tahad kolida Põhja-Ateenasse, siis see oli koht, kui mina tahtsin kolida, siis minu arvamist mööda väga hea piirkonnad, mida vaadata on Halandri, Psihhiko, Galatsi, Nea Philadelphia, Marousi, Kifisia, Melissia. Need on pigem hästi hoitud, pigem rohelise piirkonna, kuigi samas Marousi on ka võib-olla natuke Ülemiste City, et selline nagu töö, nagu business-linnak on ka Marousis väga suur. Aga need on piirkonnad, kui sa tahad rohkem vaikust, rahu, rohelust, sellist mõnusat chilli, aga samas, et ikkagi kõik oleks nagu enam-vähem lähedal. Et ma ütlen kohe ära, et siin on nagu igas linnaosas on veel omakorda nagu selline linnaosa süda, et kus on siis selline peaväljak ja baarid, kohvikud, poed, et üldiselt selline väike vanalinn on nagu igas linnaosas. Et seda võib-olla meil Eestis selliselt
ei ole või see ei ole nagu asi, millega me harjunud oleme, et meil on nagu linnas on nii-öelda üks linna süda ja vanalinn, aga et siin on pigem selliseid pisikesi vanalinnasid on nagu nendes erinevates linnaosades nagu jah, igal linnaosal on siis nii-öelda üks nagu linnaosa süda, mis on siis parkimise koha pealt nagu võib-olla rohkem keerulisem, complicated ja siis ka nagu pisim, eks ju. Kui sa tahad olla kesklinnas niimoodi, et sul on enam-vähem kõik käe-jala juures, aga sa tahad olla pigem nagu sellest turistitsoonist väljas ja pigem sellises residential kohalikus piirkonnas, siis ma soovitaks kas Pankrati, Sografu, Ilisia, Kallithea, Vironas, mis veel? Võib-olla no Kukaki võib olla üpris turistikas, Neos Kosmos. Et need on nagu piirkonnad, mis on ka sellised natuke rohkem residential, aga ei ole nagu sellised, et mille turist esimese hooga nagu vallutab kohe, kui ta siia tuleb. Küll aga nendes piirkondades tuleb arvestada, et osades nendes ei ole metrood, nagu näiteks Sografu. Sografusse ehitatakse nüüd metrood, mis peaks 2027 jaanuar avama uue 4. liini. Aga jah, hetkel ei ole, siis Sografus ei ole metrood, Pankratis ei ole metrood, Vironases ei ole metrood. Et sellega tuleb siis nagu ka samas arvestada ja parkimine, no parkimine on keeruline, on võimalik ja on tehtav, kui sa juba nagu tead, et mis kellaaegadel, mis päevadel, kuidas, kuhu, aga üldjoontes niimoodi, et sa tuled ja sul on alati parkimiskoht olemas, seda pigem nendes piirkondades ei ole, et pigem parkimine on lihtsam näiteks Philadelphias või näiteks Kihvisias, kui me siis ei räägi, eks ju, taaskord nende linnaosade südamest täitsa. Siis nagu väga niimoodi kiiresti üle käidud siis linnaosad ja linnaosade siis sellised väga briefid kirjeldused, mille järgi võib-olla midagi valida. Et kui sa oled, kõik sõltub sinu eelarvest väga palju, kõik sõltub sellest, tuled sa üksi, tuled sa partneriga, kas sul on pere, kas sul on lapsed, kas sul on lemmikloomad, kas sul on koerad. Kõik sõltub, aga jah, enda jaoks tuleb pigem siis nagu välja mõelda see, et mida sa tahad korteri asukohalt. On sul oluline, et sul oleks näiteks 100 meetrit metrooni, on sul oluline, et kõik oleks käe-jala juures. On sulle oluline, et sul oleks kohe väga ilusad, head, toredad pargid maja juures. On sul oluline, et sul on 2 sammu ja sul on meri, et parkimine, et sul oleks alati kindel parkimiskoht ja nii edasi ja nii edasi. Kõik megalt sõltub, et Ateena on tohutult suur ja tohutult erinäoline, eriilmeline, et ühest vastust siin, kus on kõige parem elada, seda ei ole võimalik anda mitte mingil juhul. Kõik on super individuaalne. Minu jaoks Pankrati ei olnud kunagi nagu see, kuhu ma kolida tahtsin, kuna Pankrati on väga hektik. Pankrati on kogu aeg väga busy, et mina tahtsin Sografust, mis ei olnud üldse nii busy kui Pankrati, kuhugi rahulikumasse piirkonda, aga lihtsalt kahjuks nende Põhja-Ateena piirkondadega on niimoodi, et need on paraku nii palju kallimad, et mul nende kriteeriumite juures, mille osas ma ei olnud nõus mitte mingeid järeleandmisi tegema, siis nendes kriteeriumites ma ei leidnud enda budgetile vastavalt sinna mitte midagi. Ja ma otsisin, ütleme, roughly pool aastat niimoodi intensiivselt. Nii, aga siis teine punkt, teine jaotus, kuhu ma selles peatükis võib-olla jõuan. Teine jaotus siis selle peatüki all on, kui me nüüd oleme välja mõelnud, kuhu piirkonda me tahame kolida, siis mida me korterilt ootame? Mida me tahame, et see korter meile pakuks ja mida mitte. Ja ma olen siin välja toonud punktid, mida mina enda äranägemise järgi pean vajalikuks silmas pidada, millest ei saa üle ega ümber, millest ei saa mööda vaadata ja millega tasub arvestada. Mina siis lähtusin üldisest kriteeriumist selliselt, et ei ground floorile ehk siis mingeid keldrikorruse vastu maad kortereid
ma ei soovinud näha ega kuulda. Esiteks, need hallitavad, need on niisked, need on jahedad, suured elektriarved, hallitus juba mainisin, igasugu sitisatikad, prussakad, muud loomad välistatud. Teiseks, siin on väga populaarne, kui me üldiselt mainime sõna penthouse, siis me kujutame ette mingit võib-olla New Yorgi penthouse'i kuskil super fancy, on ju. Aga siin Kreekas omandab penthouse natukene teise tähenduse. Kui me räägime Kreeka kontekstis penthouse'ist või vähemalt Ateena kontekstis penthouse'ist, siis siin meaning penthouse tähendab siis sisuliselt tuviboksi. Ja mida ma pean silmas tuviboksi all? Panen siia väikse sellise pildi ka, et võib-olla oleks parem arusaam sellest, mida ma selle all silmas pean. Aga põhimõtteliselt tuviboksi all ma pean siis silmas sellist maja katusele ehitatud väikest maja. Ehk siis siin on sellised majakatustele ehitatud väiksed korterid. Need on kunagi ilmselt ehitatud võib-olla selliseks maintenance ruumiks, võib-olla tööstuslikumaks ruumiks, asjade hoiustamise ruumiks, aga nendest on siis mingi hetk ringi ehitatud korterid. Need on üldiselt tulevad imelise vaatega. Need on vaatega üle kogu Ateena ja vaieldamatult täiesti võrratute vaadetega, millele on väga raske vastu panna ja nii on, aga kuna need ei ole 90% ehitatud esialgselt elamiseks ja unless need on väga hästi ära renoveeritud ja väga hästi soojustatud, siis need pigeon box'id on külmad. Nende seinad on nagu paber ja sa kütad sisuliselt õhku, kas siis kütad või jahutad sisuliselt välisõhku. Ja kuigi need on enamasti täiesti imelise vaatega, siis need elektriarved, mis sa saad aastaringselt vastavalt siis sellele, kas sa kütad või jahutad seda välisõhku, ei ole nii imelised. Ei ole üldse imelised. Aga vaade, kui see on absoluutselt kõige tähtsam faktor sulle, siis kindlasti tasub nende tuvibokside peale mõelda, sest vaated on üldjuhul nendel 10 võrratud. Aga jah, nii-öelda praktilisuse mõttes võib-olla need ei ole parimad valikud, mida kaaluda. Kolmas asi, millele korterit valides tähelepanu pöörata, on selle orientatsioon. Kas korter on põhja, lõuna, ida, lääne, mis iganes suunaline. Kõige parem lõunamaades on, kui su korter on lõunasuunaline, vähemalt osa sellest korterist. Minu korter näiteks on niimoodi, et köök, elutuba on lõunasuunalised ja magamistoad on põhjasuunalised, mis ma arvan, et on võrdlemisi ideaalne kompott nendest suundadest, et elutuba on päikseline ja soe ja magamistoad, et nagunii, eks ju, parem on natuke jahedamas magada alati ja magamistoad on siis nagu põhjasuunalised, et ma arvan, et see on väga hea kompott, kui sul on läbi maja korter. Lisaks sa saad teha seda cross ventilationit, et hoida aknaid lahti vastastikku ja tuulutada korterit. Et kindlasti pööra tähelepanu, et vähemalt osa korterist oleks lõunasuunaline. See ei kehti ainult Ateena ega Kreeka kohta, vaid iga lõunamaa kohta, kus korterid tegelikult on mõeldud hoidma jahedat kui sooja. Sisu. Üldiselt tulevad siin, mitte ainult Ateenas, aga Kreekas üldiselt korterid sisustamata. Korterid tulevad tühjalt ja mida ma mõtlen tühjalt, ei ole ainult mööbel tühjalt, vaid ka me räägime külmkapahipliit tühjalt. Minul läks hästi. Minul oli üks erandjuhus, üks vähestest juhustest, kus kõik electrical appliance'id, suured electrical appliance'id, ma ei mõtle siis nagu white goods, aga sellised suured electrical appliance'id olid olemas. Külmkapp, ahi, pliit. Et loomulikult ise tuli osta, või need olid mul juba eelnevalt olemas, et mikrokas, veekett ja röster, mis iganes sellised pisiasjad olid mul endal juba olemas, aga suured asjad, mis nõuavad
üpris palju raha, et neid soetada, need olid siin korteris olemas. Küll aga üldiselt 75% tulevad korterid täiesti tühjalt ja niimoodi, et sul ongi siis nagu augud köögis, kus sa siis lükkad sisse pliidi ja ahju ja külmkapi ja et üldiselt tulevad enamus kortereid selliselt. Ka kui sa võtad täiesti uues majas, tutikalt ehitatud majas korteri, siis tulevad need korterid selliselt. Nii et üldsuures pildis tulevad korterid tühjalt niimoodi, et sa hakkad seda ise sisustama. Aga loomulikult on ka korterid, mis on sisustatud, need on tavaliselt kallimad ja selle teemani ma küll jõuan, aga üldiselt nende korterite puhul siis ka käib jutt suurematest deposiitidest, sest et sa oled vastutav selle mööbli eest, mis seal on. Minule see variant sobis, et kolida möbleerimata korterisse eelkõige selle tõttu, et mul on väike koer, kes kaevab endale pesa niimoodi diivanile ja kui ma iga kord, kui ta seda teeb, ma peaks mõtlema, et kas ta teeb nüüd midagi kellegi teise diivanile, see oleks super stressful, et ma ei tahaks seda. Et minule sobis see, et oli möbleerimata variant ja lisaks see on tegelikult, kui me nagu rahalise aspekti välja jätame, siis see on nagu mega tore ise möbleerida, sisustada, teha täpselt kõike enda maitse järgi, nii nagu sa soovid, nii nagu sa tahad, nii nagu sulle täpselt meeldib. Aga üldiselt jah, tuleb arvestada, et sa kolid ikkagi väga suures osas tühja korterisse. Nii. Veel asi, millele korteri sisu osas tähelepanu pöörata. Üldiselt ka, aga kus on need plaaksoket? Elektripistikud. Kus on elektripistikud? Kui palju neid on ja kus kohas nad on? Kas see on sinu vajadusi arvestades mugav? Kas sa saad sellega hakkama? Loomulikult sa saad alati pikendusi vedada ja nii, ja whatnot, aga eks see ei ole võib-olla kõige parem variant alati. Ja ma nüüd ei tea, 4., 5., mis iganes punkt, mida vaadata korteri valimisel, kortereid vaatamas käies on see, kui sul on terrass, kas terrassil on drainage või siis see äravool. Et üks asi on terrassi pesemine, see on põhimõtteliselt valikuline, aga kui on suur vihmaperiood ja kui sul seda drainage'it või äravoolu ei ole, siis su terrass võib uputama hakata. Ja see on ka asi, millele tähelepanu juhtid. Üks pool on lihtsalt mugavus, et sa selle voolikuga pesed ja puhastad terrassi. Aga teine on puhtalt praktiline pool, et eriti veel, kui sul on ka väiksem terrass ja kõrgemad ääred natukene, niimoodi, et sealt see vesi ei saa ära voolata, siis suurtel vihmaperioodidel see võib muutuda ohtlikuks, kuna see võib uputama hakata, kui sul ei ole terrassil äravoolu. Minul sellega siin korteris on natukene kehvasti, et mul äravool on, aga see äravool on tegelikult mõeldud ülevalt tulevale vihmaveerennile, mis jookseb siis terrassidelt nagu läbi ja ta on natukene suunaga ülesse poole, kuna ta ei ole mõeldud nagu terrassi vee ära väljaviimiseks, vaid siis selle vihmaveerenni nagu äravooluks siis. Aga kõigi muude aspektide kõrval see oli pigem väike asi, et sellepärast korterit võtmata ma ei jätnud, aga kui on võimalus, siis see on üks asi, millele tasub tähelepanu juhtida. Sellega me oleme jõudnud selle peatüki lõppu, mida siis korteris sees vaadata, millele tähelepanu pöörata. Ma arvan, nüüd me jõuame võib-olla võib-olla kõige enam alati huvitavama teemani, milleks on raha ja summad, millega arvestada, mida tuleb välja käia, mida tuleb kõrvale panna, et Ateenasse kolida. Alustame sellest, et tavasummasid, millega sa arvestama pead, võtan täiesti randoomse näite, oletame, et su korteri rent on näiteks 500 eurot. Summad, millega sa üldjuhul enamasti väga tõenäoliselt arvestama pead, on 3 või 4 kuu rent. Ma ei räägi siis siinkohal mitte mingitest summadest, mis puudutavad mingite lepingute enda nimele võtmisi, sest ka seal on deposiidid, mida jätta. Ma ei räägi siin möbleerimisele kuluvast rahast, ma räägin ainult esmastele väljaminekutele pandavaid summasid, et sa saaksid korterisse kolida. Nendeks on üldjuhul
sul on kaks võimalust, kas minna otse omanikult korteri peale või minna maakleri vahendusel, on ju. Otse omanikult eelis on see, et sa ei maksa, eks ju, maakleri tasu, mida sa hiljem tagasi ei saa. Aga otse omanikult korterit võttes võib omanik küsida deposiiti kas või 6 kuud ette, kas või 6 kuu ulatuses. Nii et üldiselt need kaks varianti on siis sellised, et kui sa võtad korteri maakleri kaudu, summad, millega arvestada, mis sa pead esmaselt välja käima, on kolm renti nii-öelda. Et oletame, et su korteri rent on 500 eurot, siis 1500 eurot on see, millega sa pead arvestama. Tšau, Tobi! Siis 1500 eurot on see, millega sa pead arvestama. Ehk siis maakleritasu 1 kuu rendi ulatus pluss VAT tuleb sellele juurde, kui vahel sa saad seda maakleritasu maksta sulas, siis VAT ei tule, aga ametlikult tuleb ka VAT sinna juurde 24%. Deposiit 1 kuu rendi ulatuses ja esimese kuu rent ette. Ehk siis need on need 3 summat, millega tuleb arvestada, et sa saaksid kätte korterivõtmed. Kui sa võtad korteri otse omanikult, siis väga sageli pead sa käima välja samuti 3 summat, siis nagu 3 rendi ulatuses summad, sest väga tavaline on, et omanik küsib 2 kuu deposiidi, mitte 1 kuu deposiidi nagu maakleri kaudu. Küll aga, kui sa võtad korteri otse omanikult, ta võib panna sulle tingimuseks, et sa pead maksma 3, 4, 5, 6 kuu deposiidi. Olen kohanud ka omanike ja kortereid, mille kriteeriumis oli, et sa pead esimesed 6 kuud ette maksma, mitte siis nagu deposiidi näol, et 6 kuu ulatuses deposiiti, vaid et esimese 6 kuu rendi pead sa ette maksma. Kui seal ei ole kinnisvarabürood vahel, siis omanik seab täpselt sellised tingimused, mida ta ise seada tahab. Nii et selline 2 otsaga asi, eks ju, maakleri kaudu kindlasti on lihtsam, võib-olla natukene usaldusväärsem, aga loomulikult siis selle 500 nii-öelda, kui su rent on 500, siis selle sa kaotad, et otse omanikult on lootus, et sa saad deposiidid tagasi täies ulatuses, maakleri tasu sa mitte kunagi tagasi ei saa. Aga minule, kellel mul ei ole Kreeka töölepingut ja ma ei tööta ühelegi Kreeka ettevõttele ja ma ei räägi kreeka keelt ja ma ei tunne ühtegi korteriomanikku, kes korterit välja rendib, et see oleks sõbrad sõbrale, siis minu jaoks oli lihtsam, turvalisem ja usaldusväärsem rentida korter maaklerilt. Et mulle tundus nagu väiksem kadu kokkuvõttes see 1 kuu rendi summa ulatuses olev maakleritasu, mida ma tagasi ei saa, kui siis see, et ma maksan omanikule näiteks 3 kuu deposiidi, mida ma võib-olla ei saa tagasi välja kolides. Et mina sellega riskida ei tahtnud. Ja kokkuvõttes selles mõttes maaklerilt liigub lihtsalt nii palju rohkem ka kortereid, et mul siin oli üks korter, mida ma väga tahtsin. See oli üks esimesi, mida ma siin sellel intensiivsel korterite vaatamise perioodil käisin vaatamas ja ma ei saanud seda kahjuks, sest et seal otsustati ka taaskord paari kasuks. Et siin on võib-olla raskem sõelale jääda, kui sa soovid korterit üksinda, kui see, et kui sa oled paar ja sul on, eks ju, dual income, siis nagu topelt sissetulek. Aga on ka üksinda tehtav, nagu näha, uues korteris ma olen. Nii et lihtsalt võib-olla natukene keerulisem ja aega nõudvam. Aga üldjuhul jah, siis on sellised summad, et 3 või 4 kuu rent, mis sa siis pead alguses välja käima selleks, et üldse võtmed kätte saada, on tavaliselt kõige nagu populaarsem, kõige tavalisem juhus, mis summasid sa pead alguses maksma. Asi, mida veel summade puhul jälgida, on, mis on see nii-öelda see maja üld või see maja enda kommunaal siis. Et kui maja on uus, siis need summad võivad olla sageli palju suuremad igakuiselt, mida maksta, kui see, et maja on võib-olla natukene vanem ja võib-olla nagu vähem hooldatum.
et need ühisalad ei ole nii ilusad, et näiteks, mis ma selle all silmas pean, on siis see, et kui sul on uus maja, millel on igasugused tuled viled küljes, sul on mingi ühine tagaaed või ühine katuseaed, terrass, kus on veel ka bassein võib-olla, sul on mitu lifti näiteks majas, kui on mitu plokki, eks ju, majadel. Sul on seal katuseterrassile tagaaias on mingid lilled näiteks, mis vajavad kastmist ja mingit füüsilist inimest, kes sellega tegeleb ja kes seda teeb, siis see maja üldkommunaal võib minna väga kõrgeks. Et minu eelnevas armsas tuviboksis oli see 10–15 eurot, sest seal sisuliselt mida tehti, oli ainult lifti hooldustasu oli see sisuliselt. Ja üldiselt see jaotatakse ära korterite vahel nende ruutmeetrite järgi. Aga jah, et mida rohkem mida fancy maja on, mida uuem maja on, mida rohkem tulesid, vilesid on ja väga tüüpiline on näiteks see, et sul on ühine grillimisnurk majal, kas siis kuskil maja all või siis kuskil katusel, aga kokkuvõttes sa ikkagi maksad selle eest, et kuigi sa ei maksa per se selle kasutamise eest, siis sa tegelikult ikkagi maksad selle kasutamise eest siis nende maja üldkommunaalide näol igakuiselt. Et lihtsalt see on asi, millele tähelepanu pöörata, et kui sinu jaoks on super oluline, et sul oleks majal mingi ühine grillinurk, et sul oleks bassein näiteks kasutuses, et sul oleks võib-olla mitu lifti, kui on suurem maja, et sa ei ootaks lifti nii kaua, mis iganes, siis see on asi, millele võib-olla tähelepanu pöörata, et üldiselt olenevad taaskord korteri suurusest, korteri ruutmeetritest. Need summad jäävad vahemikku siin, ütleme sellise 35–80 ruutu korteri puhul vahemikku selline 20–50 eurot kuus. Minu korteri puhul see varieerub seal siuke 25–35–38 eurot umbes midagi niimoodi. Et minu majal ei ole basseini, minu majal ei ole ühisgrilliala, siin on ainult lift, koridoris mõned lilled ja porivaibad, mida siis vahetatakse ja hooldatakse. Ja muidugi ka trepikodasid käiakse siin pesemas, et seda ei tee majaelanikud ise, seda teevad koristusfirmad, see on väga tavaline, sõltumata sellest, kui uus või vana maja on. Et ka see tasu on siis see trepikoja üldise korrashoidmise tasu on ka siis see, mis lisaks liftile siis üldiselt sinna selle alla arvestatakse. Et lihtsalt ka asi, millele tähelepanu pöörata, et mõelda, mis ja kui palju, mis ulatuses sinu jaoks oluline on, mille eest sa tahad või ei taha maksta. They remain Moment. Kui me nüüd räägime hindadest väga üldiselt, siis roughly stuudiokorterite hinnad. Ma jätan nüüd välja need 3 piirkonda põhjas, keskel ja lõunas, mis on need puusimad, kallimad piirkonnad. Ma räägin rohkem üldiselt teistest piirkondadest. Ja kui me räägime näiteks stuudiokorterist, kuni siin ütleme 35 ruudusest stuudiokorterist, kus ei ole eraldi magamistuba, siis need hinnad jäävad seal ütleme 350–600 eurot. 350 on siis selline väga kehvas seisukorras, väga vanas majas, ilma liftita, ilma igasuguse rõdu või välialata, tihtipeale vaatega sisehoovi, kas ground floor keldris või siis tuviboks katusel, sellised renoveerimata, tõesti väga kehvas seisukorras korterid. Keskmiselt normaalse stuudiokorteri võid sa saada seal 550 euroga. 600 on juba selline bit excessive, ehk siis sul on seal võib-olla natukene rohkem mingeid hüvesid, et ta on kas väga ilusti ära renoveeritud või ta on uues majas või taaskord sul on näiteks bassein katusel või sul on kindel parkimiskoht või mingid sellised lisad, eks ju, et siis on stuudiokorteri kohta 600 on ikka juba päris palju makstud. Ühe magamistoaga korteri, taaskord jättes välja need 3 puusid piirkonda, võid sa saada vahemikus, ütleme 650 kuni 800. 600–650 on selline kehvas seisukorras, renoveerimata, vanad köögid, vanad vannitoad, ei näe hea välja ja üldiselt maja energiamärgisest rääkimata väga suurte elektriarvetega soojustamata sageli. Tõesti, kehvemas seisukorras korteri saad sa, ütleme, 600–650 euroga ühe magamistoaga korteri.
tavaline või selline keskmine hind ühe magamistoaga korteri kohta on, ütleme, selline 700–750 eurot. Siis sa saad ilusa, kena, renoveeritud ühe magamistoaga korteri, kus sul on mugav ja tore olla ja ta on heas piirkonnas, ta ei ole kuskil kehvas piirkonnas. Saad, ütleme, keskeltläbi 700–750 euroga Ateenas. 2 magamistoaga korterid, taaskord jättes välja 3 puusimat piirkonda ja jättes välja siis kõige totsima piirkonda ehk Omunia. Saad sa, ütleme, alates 800 euroga ja need hinnad võivad minna seal kuni 1500-ni välja, olenevad korterist ja mis seal on ja mis seal ei ole. Aga ütleme, alates 800 euroga saad sa 2 magamistoaga korteri. Võib-olla saad ka 700–750-ga, kui see korter tõesti näeb nagu väga kole välja, ta on väga vanas majas ja väga kehvas seisukorras või ma ei tea, kehvas piirkonnas. Aga keskmiselt hea 2 magamistoaga korteri saad sa alates 800 euroga. See on siis selline, mis ei kuku kohust kohe, ei lagune ära, ei ole imeõhukaste väliseintega, ei ole meeletult suurte küttearvetega, ei ole kehvas piirkonnas. Ühesõnaga on selline normaalne 2 magamistoaga korter. Ja kui me nüüd räägime 2+ magamistoaga korteritest või detached house'idest ehk siis nagu ridaelamutest on ju juba, või siis 2 magamistoaga korteritest Põhja-Ateenas, väga heades piirkondades, kallimates, uhketes piirkondades, mere ääres, uutes majades, kindla parkimiskohaga ja nii edasi, japa, et millel on juba väga palju boonuseid, siis ikkagi tuleks arvestada selline 1200–1300 pluss 2 magamistoaga korteri eest. Et 2 peale, 2 töötava inimese paarina seda maksta, ütleme 600 eurot nägu ei ole liiga hull. Üksinda ma ei tea, mis tööd sa pead tegema, et see oleks doable maksta mingi 1200–1500 eurot üksinda enda korteri eest. I'm happy for you, kui see on võimalik sulle. Minul ma ei näe, et see võimalik oleks. Et mina struggle'in isegi enda korteri summaga, mis on 850 eurot, et pean tegema oma käimistes, reisides, milles iganes väga palju kokkutõmbamisi. Pean elama kokkuhoidlikumalt, kui siis siiamaani ma oma stuudiokorteris elasin. Aga see on nagu roughly siis kõik selle teema kohta, et see teema on tegelikult nagu meeletult suur ja lai ja kui kedagi huvitab, ma vastan sulle kas allkommentaarides või tunne vabalt ka, kui sa soovib mulle DM-i kirjutada või Instas mulle kirjutada või kas mu töömeilile kirjutada, eks ju. Kirjuta vabalt ja ma vastan sulle ja ma aitan sind nii palju, kui ma oskan ja saan. Et see teema on tegelikult laias pildis ikkagi väga individuaalne, kus sa tahad kolida, mida sa oluliseks peab, milline on sinu see household, et kolid sa üksiku inimesena, kolid sa perega, on sul, ma ei tea, 5 koera, 2 kassi, 2 autot, mida sa oluliseks pead, et ja noh, see ei ole video, kus ma üldse puudutaks raha teemasid selles aspektist, et kust seda raha saada, et selles mõttes kui sa tuled Kreekasse, sul ei ole töökohta, sa lähed näiteks kõnekeskusse kuskile teleperformance'isse tööle, siis sul ei ole üldse realistlik üksinda rentida, sa pead rentima kellegagi koos elukaaslasega, sõpradega, what not. Et see ei ole video, kus ma seda teemat puudutaksin, et need korteri või noh, need kolimistemaatikad, mida ma siin täna puudutasin, on ikkagi eeldusel, et inimene näiteks töötab kaugtööna või tal on töökoht säilib, töökoht on olemas, et sissetulek säilib, et ta ei pea tegema neid kulutusi Kreeka keskmise palga eest. Et kui sa pead seda tegema, siis see olukord on väga raske. Väga paljud noored elavad siin väga kõrge vanuseni, 30–40-ndateni
perega koos, renditakse kortereid paaride peale, näiteks 2-3 paari peale renditakse maja väga sageli siin, mille rent on seal, ütleme, 1800 eurot renditakse siis nii-öelda 3 paari peale ehk siis 6 inimest on ju. See on väga sage, mida siin tehakse. Renditakse 3-4 magamistoaga korter 3-4 inimese peale. Et ühesõnaga, kui sa töötad Kreeka ettevõttele ja pead tegelema siin korterirendiga, siis see teema ja kogu temaatika on natuke teistsugune kui see, et sa tuled siia, sul on remote töö, su töökoht, sissetulek säilivad, mis iganes. Aga see ei ole see vlog, kus ma üldse neid teemasid puudutaksin. Et siin ma ikkagi räägin puhtalt ainult sellest, mis summasid selline hea äraelamine Ateenasse ja kolimine Ateenasse nõuab. Sõltumata siis sellest, kust sul need summad, eks ju, tulevad. Et see video keskendub siis sellele, et millele tähelepanu pöörata Ateenas või Ateenasse kolimisel, mis sul peab selleks olemas olema dokumentidest järgi piirkondi, kortereid valida. Et see teema on üldkokkuvõttes nagu väga lai ja kui sul on väga palju raha, sa töötad näiteks mõnele UK või Skandinaavia ettevõttele, kus sa saad 5-6 tuhat eurot kuus kätte, sul on võimalus rentida mingi ridakas või siis sa müüd Eestis maha oma kinnisvara ja sul on siin võimalik osta kinnisvara, siis võib-olla see video ei ole ka kõige akuraatsem ja asjakohasem sulle. Aga müügiprotsessis mina isiklikult võib-olla ei ole kõige pädevam rääkima, sest et mina ei oma ühtegi kinnisvara. Kõik, mis ma siin elus oman, on 2 autot, üks Eestis ja üks siin ja rohkem ma siin kahjuks midagi materiaalset siin elus ei oma. Nii et see siis ostuteemadega ma olen täiesti kindel, et on pädevamaid inimesi sellel teemal sõna võtma ja rääkima. Et see video on siis suunatud ikkagi sellele, kui sa tahad Ateenasse või Ateenas kolida ja siin korterit rentida. Vot nii. Kui sul on küsimusi, feel free jätta kõik oma küsimused siia video alla. Ma hea meelega vastan neile. Võid vabalt mulle ka kirjutada Instagrami, kus iganes sa mind üles leiad. Et vastan hea meelega, aitan hea meelega, kui ma seda oskan ja saan. Ja aitäh, et sa seda videot kuulasid, vaatasid. Jätkame siis järgmise nädala videoga juba tavalise vlogilainel. Siin on väga ägedaid, toredaid asju ees ootamas ja tulemas. Nii et see väike nädalake igapäevasest vlogimisest puhkust oli väga tore. Selle siukse sit-down videoga tagasi olla on ka väga tore, aga jätkame siis tava vlogilainel juba sisuliselt tänasest. Aitäh, et sa seda videot vaatasid. Ma loodan, et kui see teema sind kõnetab ja sa oled seda teekonda ette võtmas, siis sa said siit enda jaoks pikkida natukene mingeid asju, mis võib-olla sulle kasulikud on. Kõiki kindlasti ei kõneta, nii et kui sa siit midagi enda jaoks said välja võtta, siis mul on hea meel. Ja ma soovin sulle ilusat nädalavahetust, ilusat laupäeva ja näeme juba järgmises videos. Tšau! Äkki nii on hea. Okei, oletame, et nii on hea. Samuti 3. They remain a